Praktiline harjutus. Sõõrikumajandus võib sobida noorsootöös, kui olete parasjagu noortega käsitlemas ettevõtlust. Teatud tüüpi ettevõtete ja organisatsioonide puhul on nende seos sõõrikumajandusega selgem. Siiski on võimalik sellega siduda sisuliselt kõiki äritegevuslikke projekte. Naiste juhitud ärigrupp The Big Whisper on ette valmistunud küsimused, mida tulevased noored ärijuhid peaksid endale esitama, et järgida sõõrikumajanduse vaimu oma projektides. Esiteks, milliseid emotsionaalseid ja või sotsiaalseid põhivajadusi me pakutava kaudu rahuldama aitame? Teiseks, mida me teeme selleks, et meie kaubad ja teenused ei kahjustaks keskkonda? Kolmandaks, mida me teeme selleks, et anda tagasi teatud osa ökosüsteemile, mille osaks me oleme? Samuti võime endalt küsida, kas rahuldame põhivajadusi ja peame silmas neid tegevusi ja algatusi, mis on oma loomult taastavad, või hoopis neid üleliigseid vajadusi, mida oleme antud peatüki vältel käsitlenud. Peaksime noortelt küsima, mitte ainult mida, vaid ka kuidas nad näevad töökorraldust oma loodavates algatustes. See võib olla ka huvitavaks aruteluks ning sissejuhatavaks osaks eelnevalt käsitletud teemadesse. Sõõrikumajandusega nõustamine nõuab tööd, pingutust ja muutusi, et meie keskkonna eest vastutuse võtmine on väike hind, mida maksta majanduse, rahvastiku ja planeedi eest, mis päästetakse eelseisvast katastroofist.